Nii, lugupeetud konverentsist osavõtjad, mul on au anda sõna Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister härra Jaak Aaviksoorile. Palun. Tervist! Haluti rääkida üldhariduse uuest rahastamisest. Ja tavatsetakse vahel öelda, et uus on unustatud vana. Võib sellesse teemasse ka niimoodi suhtuda. Ma jagaksin oma jutu kahtaks. Esimeses osas ma räägiksin natukene laiemalt rahastamisest. Ja teises osas konkreetsemalt võib-olla teemast, mis kõige rohkem on kirgi kütnud, ehk siis rahamudelist. Üldisemalt. Ma arvan, et hariduses on mõistlik mõelda vara ja pika perspektiivi. Kui pikad on parasjagu on omaette küsimus, aga näiteks 12 aastat võiks olla üks mõistlik perspektiiv. Selle ajaga jõuavad esimese klassi lapsed parasjagu gümnaasiumi ära. Ja kui niisuguses perspektiivis vaadata, olgu siis ettepoole või tahapoole, siis me näeme, et Eestis on avalikust sektorist haridust tervikuna ja üldharidust eriti rahastatud üsna stabiilsel tasemel. Vaatamata sellele, et on olnud erinevaid aegu ja subjektiivselt hariduse rahastamise üle, siis suured numbrid osakaaluna rahvuslikust koguproduktist on olnud enam-vähem ühesuguse tasemel. Ma ei hakka neid numbreid siin täpselt tooma, need võib-olla eksitavad, sest konkreetsed numbrid ei ole kõige olulisemad. Kõige olulisemad on teatud suhtarvud ja hariduskulud suhtena SKP-sse on kõige universaalsem mõõt riigi hariduskulutuste tähendas. Mis on piisav ja mis ei ole piisav, seda on mõistlik võrrelda teiste riikidega lähedal ja kaugel. Kui me selle võrdluse teeme, siis me näeme, et Eestis on pigem rahastatud avalikus sektoris siis lahkema pääga. Teistes Euroopa riikides, tõsi, on riikides rohkem raha leiavad avalikust eelarvest, aga valdavalt on need riigid ka oluliselt suurema avaliku sektori osakaaluga riigid, nagu näiteks Põhjamaad. Ehkki soomlastega on meie kulutused enam-vähem ühesugused olnud kogu aeg. Ka üldhariduse üldine rahastamise tase on olnud pigem veidi rohkem kui teistes Euroopa riikides, kui veidi vähem. Nüüd väikese kõrvalpõikena, kui te vaatate rahvusvahelises võrdluses Eesti haridust, siis tuleb tõdeda, et Eesti hariduse üldine tase, kvaliteet rahvusvahelises võrdluses on ka päris hea, vähemasti pigem hea kui keskpärane. Ja eks me 3. detsembril saame näha, kuidas meil siis viimastel aastatel läinud on, mis annab ka mingisugust arusaamist siis selles osas, kuhu me liigume, kas Eesti haridus läheb paremaks, keerlemaks, kas ette võetud sammud hariduspoliitikas on läinud õiges suunas, vales suunas ja nii edasi. Oodata pole väga kaua jäänud. Varasematest uuringutest, nagu on öeldud, võime järeldada, et meie haridusel on üldiselt päris hästi. Hiljutisest Piiaki uuringust võis teha järelduse, et
põhiharidusega on väga hästi, keskharidusega on pigem keskeltläbi hästi ja kõrgharidusega on nii kuidas on. Saaks parem. Nüüd põhiharidus ja keskharidus. See, et meil üldhariduse ja eriti põhiharidusega on hästi, selles on ilmselt teeneid mitte ainult praegustel õpetajatel ja õpilastel, vaid tänu selle süsteemi ees ulatub üsna kaugele aega. Kui kaugele keegi tahaks. Käisin tagasi või Korseeliuseni või suisa tookoolini, millel varsti enam kui 700 aastat täis saab. Niisugune hariduslik fundament ja üldhariduslik ühtluskool on tõenäoliselt selle tulemuse taga. Huvitaval moel rahvusvahelises võrdluses analüüsides tulemuste suhet rahaga, siis tuleb öelda, et suhe rahaga on oluliselt tagasihoidlikum kui paljude teiste näite. Seda on mõistlik silmas pidada. Ehkki rahaga on ka seos olemas ja üldiselt rikkamates ja edukamates riikides on tulemused ka paremad. Aga kaugeltki mitte nii suurel määral kui näiteks seos õpilaste sotsiaalmajandusliku taustaga. Veidi lähemale rahastamisteemadele ja poliitilistele valikutele tulles võib järeldada, et kui ühel riigil on valida, kas suurendada klassis istuvate laste arvu ja tõsta sellega õpetaja palka, sest siis on õpetajaid vähem vaja, või vastupidi, vähendada õpilaste arvu ja seeläbi vähendada ka õpetajate palka, siis tuleb valida rohkem lapsi klassis ja kõrgem palk. See järeldus on üsna rasvaste tähtedega kõikidesse nendesse rahvusvahelistesse võrdlustesse sisse. Seda tasuks kindlasti ka Eestis silmas pidada. Mida me siis viimastel aastatel näinud oleme? Me oleme viimastel aastatel näinud seda, et meil on olulisel määral kasvanud õpilaste või kasvanud õpetajate arv õpilase kohta ja vähenenud klasside leht. Arusaadavatel põhjustel. Selles mõttes, et demograafiline trend on olnud niisugune, aga lisaks sellele on see seotud ka hariduspoliitiliste otsustega. Enam-vähem umbes 10 aastat tagasi võeti vastu otsus, et rahastamine peab säilitama olemasolevat koolivõrku. Samasugused otsused on vastu võetud investeeringuid puudutavad ja seetõttu oleme me korda teinud kooli, kuhu ei läinud selle sügisel ühtegi last ja rikkalikult renoveerinud koole, mis iga õpilase kohta on üle 100 ruutmeetri töötanud. Kõige selle tulemusena tuleb tõdeda, et kõigest sellest rahast, mis me üldharidusse paneme, läheb õpetaja palgaks 36%. Soomes läheb 53%. Natukene rehkendame siis, kui meil läheb sama palju, Soomes läheb õpetaja palgast kogu sellest rahast, siis me saaksime õpetajate palka tõsta peaaegu 50%. Ja rohkem ei oleks midagi vaja. Kõik meie mured oleksid justkui muutunud. No ju on tegelikult elu keerulised ja nii mehaaniliselt sellele probleemile tähelepanu saada. Küll aga näitab see, kui suured on need muutused, mida kooli korralduslikult on võimalik saada. Rääkimata sellest,
et arenenud riikides keskmiselt läheb 60% hariduskuludest õpetajate valdkonnas. nii et kindlasti tasuks hariduse rahastamisest ja eriti üldhariduse rahastamisest rääkides silmas pidada seda, et koolikorralduslikud muutused, nendega kaasnevad olulised materiaalsed kaasväärtused ja valimissuunastus. Väiksemaks või suuremaks sõltuvalt sellest, missuguseid otsuseid langetatakse. Nüüd veel üks mõte, mis ilmselt on ka asjakohane. Palju räägitud Riigikontrolli aruanne Riigikogule küttis küll üsna palju kirgi, aga veidikese vale kohta. Kui te seda loete Eesti ühiskonna avaliku sektori üldise arengu ennustamise võtmes, siis te näete, et surved avalikule sektorile kulude restruktureerimiseks on äärmiselt suured. Ja kindlasti, kui nüüd neid trende natukenegi jälgida ja nende üle mõtiskleda, siis tuleb tõdeda, et haridussummade kasvatamine suhtes SKT-ga on väga vähetõenäoline. Sotsiaalkulude suurenemine on peaaegu vältimatu rahvastiku vananemise tõttu, aga mitte ainult rahvastiku vananemise tõttu, vaid ka muude demograafiliste tendentside tõttu. Enam-vähem samadel põhjustel kasvab kindlasti ka tervishoiukulude maht. Ja need kaks plokki söövad ära üle 50% eelarvest ka juba Eesti Vabariigis, rääkimata teistest riikidest, kus nende osakaal ulatub 60% ja mõnes riigis isegi 70%. Seetõttu avaliku sektori kulutuste kasv haridusvaldkonnas on üsna vähe tõenäoline. Sõltumata tõenäoliselt ka erinevatest poliitilistest valikutest, sest nagu juba öeldud, need surved, mis on sotsiaal- ja tervishoiukulude kasvatamiseks, on oluliselt suuremad hariduskulude kasvatamiseks. Eriti arvestades asjaolu, et sotsiaalsüsteemi kohta võib küll ühte-teist ette heita, kuid ka see süsteem on väga efektiivsem kui haridussüsteem, rääkimata meditsiiniteenustest, mille efektiivsuse arvelt on kasv üsna marginaalne. Võiks niimoodi öelda ja üsna õigustatud, et iga euro, mis meditsiinisüsteemile kulutatakse, annab Eestis väga hästi tagasi. Mida kahjuks, ja seda ka eelpool paljud põhjustel ei saa öelda haridussüsteemi kohta. Nii et midagi me peaksime hariduskorralduses muutma. Hariduskorralduse muutused, kui mitte puudutada sisulisi muutusi, millel ma ei peatuks, mis on üsna pikaajalise töö tulemusena kirja pandud haridusstrateegias, mis on enam-vähem küpseks saanud selleks, et seda poliitilisel tasemel heaks kiita. Sellel ma ei peatuksin hariduskorralduslikel küsimustel ja siit ka rääkiksin kahest komponendist. Üks on need otsused, mida saaks ja tuleks teha süsteemi tasandil, ehk siis koolivõrk ja sellega seondub. Ja teiseks siis, mida saaks teha kooli tasandil. Kokkuhoiu võimalusi selleks, et kulutada prioriteetidele, on päris palju, mõlemisse valdkonnas. Prioriteet siis, nagu ma võib-olla mitte viisavalt selgelt, aga siiski omast arust arusaadavalt ütlesin, on suurendada vahetule õppetööle, õpetamisele minevate vahendite osakaal haridussektoris. Õpetajate palk. Et selle põhjuseks ei ole mitte ainult poliitiline surve, et selleks on ka igas mõttes
surve haridussüsteemi sees, see on kõigi eelduste kohaselt kogu arengu arusaamise järgi. See mudeli kahe kogu nii järelkasvu tagamiseks kui ka igapäevase õppetöö korraldamiseks üldharidussüsteemis. Nüüd koolivõrk. On palju inimesi, kes arvavad, et ega see iseoluline koolivõrgu korraldamine nii kuskile ei vii. Et tegelikult tuleks need otsused ikka vastu võtta valgustatud saali poolt. Kes see valgustatud saal olema peaks, selles lähevad muidugi mõtted lahku, aga usku sellest, et süsteem ise suudaks sellest korrastada väikest. Väga paljud kohalikud omavalitsuse juhid otsustage juba kord ära, siis eesti keelde ümber pannes tähendab, et meie kindlasti ei otsusta. Nüüd, ma ei oska isegi öelda, kas see on hea või halb, aga poliitilist soovi seda keskselt Riigikogu või valitsuse tasemel otsustada ei ole. Ja ma arvan, et nii tulekski suhtuda, ühtpidi on see halb, sest see jätkab ebamäärasust, aga teistpidi on see hea, sest ma usun, et haridus ei ole mitte valgustatud monarhia küsimus, vaid rahvuslik ettevõtmine, kus kõik peaksid osalema, kogu ühiskond, kohalikud omavalitsused, valijad, kõik, kes seda protsessi ühel või teisel moel mõjutada saab. Ja sellest tuleb ka mingeid järeldusi teha, kui mõni kohalik omavalitsus oma koolivõrku ei soovi korrast, olgu ta siis Eesti kõige suurem või kõige väiksem omavalitsus. Ju tuleb see valu ära kannatada seni, kuni mõistus kohale jõuab ja mõistlik otsuseid tegema hakkas. Aga teistpidi ilmselt mingisugune vastutus lasub ka riigivõimul ja nende hoobadega, mis riigivõimu käsutada on, võiks seda arengut mõistlikus suunas edendada. Ja see suund on kohalike omavalitsuste haridustoetuse jaotamise kaudu. Kohaliku omavalitsuse haridustoetus suurusjärgus 200, selle aastal 210 miljonit eurot, moodustab siis napilt poole kogu üldhariduskulutusest. Selle sees õpetaja palgad hästi jämedates joontes 80% rahast. Kõige olulisemal määral mõjutavad koolivõrgu kujunemist haridusinvesteeringud ja õpetajate palgaraha jaotus. Varasematel aastatel on haridusinvesteeringud olnud ka laiapõhjalised ehk toetanud kõiki abivajajaid enam-vähem võrdsel moel. Selle sama kontseptsiooni alusel on lülitatud rahastamismudelisse ka investeeringutoetus, mida jagatakse ka kõikidele ilma prioriteete sealt. Niisugune lähenemine on õigustatud kriitika objektiks. Järelikult me peaksime rahastamismudelit suunama selles suunas, et see süsteem muutuks efektiivsemaks ja see efektiivsuse võit, nagu juba öeldud, ei ole mitte vajalik kuskil väljaspool haridussüsteemi, vaid selle haridussüsteemi sees, nagu juba öeldud, et peab hakkaks. Põhikooli gümnaasiumi seadus vastu võetud rahastamisparagrahv tekitas nii palju kirgi, et see ei jäänud sügiseks. Iseenesest saab ilma rahastamisparagrahvi muutmata ka mõistlikumalt rahastada ja kindlasti kavatseme valitsuses ka seda teha. See tähendab 2014. aasta rahajaotus puudutavad, aga mõningad muudatused on siiski võimalikud ainult läbi põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muudatused, sealhulgas ka investeeringu komponendi kaotamine ja investeeringute rahastamine lähtudes koolivõrgu arengukavast ja haridusministeeriumi väljatöötamine. Küll aga on kesksel kohal ka nii praeguses seaduses kui ka võimalikus tuleviku muudatustes selguse saavutamine selles, kes mille eest vastutab. Ja on täiesti kahetsusväärne,
võiks öelda lubamatu, et tegelikus elus toimub praegu niisugune vastasseis keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel üldhariduse rahastamise osas. Igal osapoolel või ka kõrvaltvaatajal võib olla sellest oma ettekujutus, mis on ühest küljest siis ajaloolist päritolu, sest varasematel ajastutel loogika kuidagi teisiti. Teistel juhtudel lähtutakse seadusesse kirja pandud tekstist ja seaduse tähest ja see annab paraku teistsuguse tulemuse. Mitmed rahastamise teemad on täna tegelikult selles, et kehtiv seadus ja inimeste ettekujutus sellest seadusest lahti. Kõige silmapaisteval moel tugispetsialistide rahastamist muuta. Aga mitte ainult. Enamus inimesi arvab Eesti Vabariigis, et õpetajatele maksab palka riik. Ei maksa. Õpetajale maksab palka koolipidajale. Ja kui riik 2014. aastal mitte ühte senti ei eralda, siis peab koolipidaja ikka palka välja maksma. See võib tunduda täiesti mõeldamatu, aga nii on kirjas Eesti Vabariigi seaduses. Ja ma arvan, et tark on selle seadusega edasi elada. Või seda muuta, kui me midagi teist otsustada. Aga tänasel päeval saab edasi minna lähtudes sellest seadusest ja sinna kirja pandust ja senikaua, kuni seda seadust ei ole muudetud, ei saa ka haridusministeerium ja haridusminister midagi muud ette. Saabki sellest ainult lähe. Nüüd tegelik elu muidugi nii drastiline ei ole ja praktikas haridusministeerium ja Vabariigi Valitsus püüavad katta kõik kulud, mis õpetaja palkade väljamaksmised on seotud. Ja sellepärast ma arvan, et pole mõtet ka tarbetult seda vastasseisu siin õhutada. Ma arvan, et ta jätkuvalt valitsuse poliitika võiks niisugune olla, et toetada õpetajate palkasid, mõistliku arvu õpetajate ametikohtade ulatuse, selle mõistlikkuse juurde võib tagasi tulla ja vastavuses siis selle palga vääraga, mis on siis miinimum pluss teatud lisa, mis tagaks kohalikule omavalitsusele ja koolipidajale teatud paindlikkuse õpetajate rahastamisele. Nii et ma läheksin siit edasi ainult seda puudutavalt, selle osa puudutavalt, mis on kõige rohkem pingeid ja küsimusi tekitanud, ehk siis selle rahastamismudeli puudutavalt, mille järgi jaotatakse õpetajate palkade raha kohalike omavalitsuste vahel. Aga kõige tähtsam on meeles pidada, et ükskõik mismoodi selle mudeli teeme, rahasumma sellest ei muutu. Lihtsalt hunnikukesed jaotatakse teistmoodi ümber, keegi saab natuke rohkem, keegi saab natuke vähem, aga raha mudeli muutmisest ei tule juurde ega ei kao. Iseenesest on see triviaalne näide, aga paraku olen ma pidanud korduvalt vastama küsimustele, kuidas ka suhteliselt kõrvalt haritud Riigikogu saalis, just nagu mudel võtaks kellelgi raha ära. No, sellest, et ta ümber, sellest ei ole keegi Riigikogus väga tore aega rääkida. Mudel jagab ümber. Ja on seda kogu aeg teinud. Nüüd, iga aasta on Vabariigi Valitsus kehtestanud uue mudeli. Tavaliselt kuskil esimese kvartali jooksul on siis vastu võetud Vabariigi Valitsuse määruses, kus on see mudel kirja pandud, mida Rahandusministeerium peab ja siis selle põhjal selles omas määruses tekstis kirja pandud põhimõtete järgi on ümber jaotatud siis riigieelarveline eraldis kohalike omavalitsuste vahel. Nii et reegleid on muudetud igal aastal ja lisaks reeglite muutmisele natuke siia, natuke sinna
ja arvestades seda, et see mudel on suhteliselt tundlik erinevate parameetrite suhtes, siis on muutunud ka kohalike omavalitsuste rahasuhted. Paljudel juhtudel üsna äraarvamatul moel. See keskmine varieeruvus ühest aastast teise on olnud 8–20%. Seda võiks nimetada selle praeguse mudeli volatiilsuseks või etteennustamatuseks. Osa sellest on juhuslik, aga osa sellest on manipuleeritud. Kohalik omavalitsus natuke tõstab õpilasi ühest koolist teise, ühest klassist teise, kas paberi peal või tegelikus elus, siis on võimalus oma rahasid muuta. Lisaks sellele on see mudel äärmiselt tundlik koolide arvusuhtes. 2 kooli kokku panna, siis võib rahastamine kahaneda 10%, 20% ja 30%. See on põhiline probleem, mis kohalikud omavalitsused siis mõtlevad enne mitu korda, kui nad koolivõrku korrastama asuvad, sest sellega kaasneb rahaline kaotus. Viimastel aastatel on paraku see mudel liikunud ka sinna suunas, et ta on diskrimineerinud väiksemaid koole ja soosinud suuremaid omavalitsusi, kus tegelikult koolivõrgu efektiivsuse tõstmisega oleks võimalik kõvasti süsteemi efektiivsust kasvatada, samal ajal kui väiksemates omavalitsustes, kus on ainult 1 kool, võimalused on oluliselt väiksed. Terve rida muid regulatsioone, juhtimiskulude arvestus, mis ka sõltub üsna äraarvamatul moel ehk formaalselt rangelt, on tekitanud olukorra, kus meie arvates võiks minna üle mudelile, mis oleks oluliselt lihtsam, kehtestataks pikaks ajaks, ehk siis tähtajatult valitsuse poolt, valitsuse määruse alusel, ja mis põhineks 2 lihtsal printsiibil. Esiteks, aluseks võetakse tiheasustusega ala, praktikas Tartu ja Tallinn, kus on mõistlik eeldada, et linnavalitsus saab koolielu nii korraldada, et enam-vähem igas klassis oleks 24 aastat. Ja siis võtab õppekava ja tunni jaotusplaani ja rühmatööd ja keeled ja iganes, mis sellest õppekavast tuleneb ja saame, et iga õpilase kohta võiks olla jämedalt joontes 15. Üks 15 õpetaja, ehk siis igal õpetajal 15 õpilast. Eestis on tänase keskeltläbi 11,9 ja loomulikult, kui tiheasustusega on see 15, siis tegelik Eesti keskmine on sellest oluliselt väiksem, aga tiheasustusega aladel siis see suhe võiks olla 1,15. See on maailma vastaavis pigem väike suhtarvu liigus. Nii et õppekava, kõik klassid täis, koefitsient 1, Tallinna linn ja Tartu. Nüüd kõik saavad aru, et kui lapsi nii palju ei ole, siis on kulud suuremad, arvutame sama mudeli läbi, kui meil on 1 paralleel 26-ga 216 last, mis on ka ideaalmudel, aga siis saame teise suhtarvu ja arvutame sellega väikese kooli jaoks, kus on 10 last klassis, saame veelgi suurema suhtarvu, need on siis koefitsendid, ühest suuremad koefitsendid, mis arvestavad siis iseärasusi kohalikus omavalitsuses. Et see on teoreetiline pool sellest rehkendusest. Nüüd praktiline pool sellest rehkendusest on minevikupõhine. Me ju teame, kui palju oleme varasematel aastatel jaganud raha kohalike omavalitsuste vahel, me teame, palju siis oli lapsi ja me võime tagantjärele rehkendada kohalikele omavalitsustele need koefitsendid. Need koefitsendid on üsna erilised, hüppavad edasi-tagasi iga aasta, nagu juba öeldud, kuskil 8–12% statistiliselt keskmiselt, aga mõne omavalitsuse jaoks ka 20–30%. Enam-vähem sama õpilast arv. Nii et meil on siis ajaloolised koefitsendid ja teoreetilised koefitsendid ja nüüd tuleks kokku leppida, kuidas
ühest olukorrast minna ühe teise olukorda. Märkuse korras veel nii palju, et päris uus määrus, päris uus korraldus saab sündida uue seaduse alusel, see eelnõu ei ole Riigikokku veel jõudnud, see jõuab loodetavasti selle aasta lõpus, aga igal juhul jääb tema menetlemine järgmisse aastasse ja tõenäoliselt jääb tema vastuvõtmine siis pigem hiliskevadesse enne jaanipäeva. Ja see tähendab, et rahastamises selle mudeli alusel saab rääkida alates aastast 2015. Siis pärast seaduse vastuvõtmist tuleb kooskõlastusringile ka tegelik valitsuse määrus, mille alusel seda raha siis kohalike omavalitsuste vahel jaotama hakatakse, rääkimata siis valitsuse otsusest, millega raha konkreetselt laiali jagatakse. Ma väga loodan, et kui seadus võetakse vastu enne jaanipäeva, siis saab selle määruse valmis teha, see tuleks siis kooskõlastusringile, oleks see määrus valmis septembriks, siis võtaks vastu selle määruse ja kui see määrus vastu võetakse, siis saaks 2014 septembrikuus saata koos riigieelarvega Riigikogusse ka palgarahade, aga mitte ainult palgarahade jaotuse kõikide kohalike omavalitsuste vahel. Ehk siis lõpeks ära see olukord, kus kohalikud omavalitsused jooksvast kalendriaastas alles esimese kvartali lõpus saavad teada tegelikult eraldisuse. See on see perspektiiv, mille nimel me tehnilise poole peal. Nii et niimoodi võiks see asi meie pilgu läbi välja näha. Siia vahele jääb aasta 2014 ja mis see 2014. aasta perspektiiv võiks olla, see kütab kõige rohkem kirgi. Alustuseks võiks öelda, et seda tuleb jaotada praeguse seaduse alusel ja ma väga tahaksin, et selle jaotuse osas me jõuaksime kokkuleppele enne jõulu. See ei pruugi olla lihtne. Eelmine aasta me lootsime ka enne jõulu selle rahajaotuse ära teha, aga kuna see rahajaotus on kirjas toetusfondi määruses, aga toetusfondis jaotatakse ka sotsiaalkulusid ja sotsiaalkulude arvestuse aluseks on aastavahetuse andmed. See on tehniline põhjus, mis Rahandusministeerium ei pidanud võimalikuks selle määruse kirjutamist nii-öelda enne eelarve aasta algust. Kuidas selle aastatel läheb, ma ei tea. Võib nii, võib naa. Aga vähemasti Haridusministeerium püüab selle omapoolse töö ära teha nii, et see jaotus sünniks enne jaotus. Mõned põhimõtted veel, mis on aktuaalsed ja millega seoses on siin palju väärinformatsiooni, nii heatahtlikku kui pahatahtlikku levitatud. Kõigepealt need arvestuse alused olulises osas on täpselt samasugused vahel. Õppekava on täpselt sama, keskmine õpetaja koormus täpselt sama, 21 kontakttundi nädalas. Ka muud parameetrid, see, mis puudutab hariduslike erivajadustega lapsi ja nende klassi täituvust ja muid parameetrid on samasugused. Nii et mingit niisugust kurja plaani või salakavalaid mõtteid, mis iganes tasemel mina küll ei näe või ole kohanud. Mis võib olla oluline, on kaks põhimõtet. Et kui nüüd niisugune üheaastane üleminekuperiood siia vahele jääb, siis see rahastamine lähtub olulisel määral sellest, missugused on olnud varasemad koefitsiendid, millest ma rääkisin. Ta püüab neid nihutada siis nii palju kui mõistlik ja võimalik selle uue teoreetilisema mudeli puhul. Teoreetiline mudel siis, nagu ma ütlesin, põhineb mingisugusel ideaalpiltel, kuhu vahele tegelikult kohalikud omavalitsused asub.
Nii et lähtumine olevast kõikidele kohalikele omavalitsustele garantii, et rahastamine ei kahane rohkem kui –5%, keskeltläbi saab see tõus olema umbes 6% võrreldavates numbrites, ehk siis sama õpilaste arvu juures. Nii et kui kellelgi ta tõuseb vähem kui 6%, siis kellelgi tõuseb ta kindlasti rohkem, mõnel tõuseb kindlasti ka 20% või isegi 25%. Aga miinimum siis nii-öelda on seal –5% juures. Võib-olla lepime kokku ka –3%, ja see tegelikult on siiamaani lahtine, sõltub, kuidas meie partnerite seisukohad. Teine põhimõte, mis on ka kahetsusväärselt liikuma läinud, on see, et kui kohalikud omavalitsused liituvad, nii nagu näiteks Viljandi valla tekkega, siis see ei tohi muuta rahastamist 2014. ja eelseisvatel aastatel. Küll aga on selge, et kui koolivõrk selle liitmise tulemusena mingis ajaperspektiivis muutub, siis tuleb need koefitsiendid uuesti üle vaadata. Ma arvan, et ka selle võiks tulemusse väärtusesse sisse kirjutada, et koefitsiendid vaadatakse üle näiteks iga 3 või 5 aasta tagant, kas siis ülespoole, kui laste arv on kahanenud, aga koolid on jätkuvalt vaja üleval pidada, või siis vastupidi kahanemise suunas, kui koolivõrk on korrastunud ja mõnda kooli tõepoolest enam vaja. Et niisugune on ülevaade sellest rahastamisest ja ülejäänud ajal ma annaksin võimaluse küsida küsimusi ja avaldada arvamusi, nii nagu te vanasti õigust teete. Nii, lugupeetav. Palun, teil on võimalusi. Järgi, palun. Lugupeetud minister, te puudutasite siin küll edasi seda teemat, aga minu küsimus on see, mis on tugispetsialistidest. Ja seda palli on nüüd lisatud siin omavalitsuse ja riigi vahel tükk aega koolitöös päris puuduline. Ja sellest johtuvalt teeks see idee, et tsentraliseerida kõik tugispetsialistid mingitesse üksustesse. No see peab juba korra olnud, see õigustab ennast, et kas see on veel kõhus. Tugispetsialist, nagu me juba ütlesime, me elame õigusriigis, oleks lugeda seadus. Kõik, mis seaduses on kirjas, täitmiseks. Vabariigi valitsus, täidesaatva võimu esindajana, töötab põhiseadus, sellised alused välja antud seadust ja määrust näos. Punkt. Aga tegelikult muidugi on keerulisem ja ma arvan, et kui põhikooli ja gümnaasiumi seaduse rahastamise paragrahv 82 läheb Riigikogusse, siis Riigikogu loomulikult saab igasuguseid otsuseid. Riigikogu saab ilmselt ka muuta seadust ja näha ette, et põhikool või tugispetsialistid, tuleb siis täpsemalt piiritleda, keda silmas peetakse, et ka neid mitte rahastatakse, vaid neid toetatakse riigieelarves koolidele. Niisugune muudatus on võimalik. Muidugi igasugune riigi kogub siis kohustus leida ka rahalised vahendid. Ja minul iseenesest selle vastu ei ole midagi. Enamgi veel riigieelarve menetluse käigus ma taotlesin Rahandusministeeriumit neid vahendeid, aga paraku riigieelarves neid vahendeid ei ole. Vahendeid ei leitud ja seetõttu tuleb praegu jätkata kehtiva seaduse alusel, ma ei näe ühtegi muud võimalust. Nüüd kehtiv seadus tõepoolest näeb ette niisuguse instrumendi nagu keskuste loomine, aga ta ei näe seda ette niimoodi, et kõik tugispetsialistid sinna koondatakse. Analüüsides tugispetsialisti teenuse kättesaadavust üle Eesti on üsna selgelt näha, et see tugiteenuse kättesaadavus on eelkõige probleemne väiksemates omavalitsustes, kus lapsi on vähe ja koormust ei jagu ja seetõttu on väga raske inimest lahendada. Teiselt poolt, kui analüüsida tugispetsialistide arvu, siis neid on Eestis kuskil 700 munitsipaalkoolides ja munitsipaalkoolidel tasustatud. Tegelikult inimesed juba palgad ei ole, palgad makstakse välja koolipidaja poolt, nii nagu seadus ette näeb.
täpselt samamoodi nagu makstakse välja tugispetsialistide palgad riigikoolides. Ja erakoolides. Nii nagu seadus ette näeb. Nüüd, vaadates tugispetsialistide vajadus suures plaanis on näha, et meil võiks Eestis selleks, et olla samasuguste standardite tasemega nagu Põhjamaades, olla kuskil 120 tugispetsialisti. 700 on juba töö. Munitsipaalis 76 või selles suurusjärgus on riigikoolides, neid võiks olla 100-120 veel. Ja eelkõige siis selleks, et pakkuda neid teenuseid väikestele omavalitsustele ja väikestele omavalitsustele. Ja need on need kohad, kus maakondlikud keskused võiksid siis seda teenust pakkumist korraldada. Ja küll mitte nii, nagu kujutatakse ette, et istub siis vallakeskuses tugispetsialist ja ootab nagu kiirelt väljakutseid, vaid pigem ikka niimoodi, et tugispetsialistid on teatud teeninduspiirkond ja teatud logistiline korraldus selle teenuse osutamiseks. Ja seega on tal ka mingisugune reaalne kontakt selle seltskonnaga nii koolide kui ka õpilaste ja lastevanemate suhtes, kellega seda teenust osutama on siis kutsutud ja sealt. Niisugune on see mõte, et jätkuks see süsteem, mis on, sellele tuleks lisaks seal, kus on kõige suuremad probleemid, see riiklik tugisüsteem. Ja meil on aega selle väljaarendamiseks aastani 2020, siis struktuurfondi vahendeid kaasates ja hiljem tuleb ta siis absorbeerida riiklikusse süsteemi koos vastava aastas. Aitäh. Veel. Reemo Valtri, naistöötajate liidust. Selline küsimus, et te ütlesite, et see raha hulk, mis on, et see ei olene mudelist, aga samas me kogu aeg teame, et räägitakse, kui palju on õpetaja miinimumtasu ja siis palju on õpetajate ametikoha kohta keskmine tasu. Et kuidas on planeeritud, kuidas see arvestuslik õpetaja ametikohtade arv saab? See on mul seoses. No hästi järgnetes joontes näeb see niimoodi välja, et kui nüüd oleks ainult suured hinnad, siis käiks see reeglendus niimoodi, et võetakse õpilaste arv, unustan heetika ära, lihtsalt baas. Meil on õpilaste arv põhikoolis, umbes 101 000, midagi 101 400, jagatakse see 15-ga ja saadakse vajalikult õpetajate arv. See 15 tuli siis mudelist, kus klassis oli 24 last. Siit kohe teine küsimus, et 24 õpilast, ma olen aru saanud, seadusandja PGS-i vastu võttes ütles, et maksimum arv põhikoolis on 24 õpilast klassis. Kui me võtame arvestuse aluseks keskmised 24 õpilast, siis minu jaoks tekib siin väike error, keskmine 24 ja maksimum 24, ei saa olla üks ja sama asi. No tõepoolest ei saa. Kui me nüüd võtame, et meil on nagu Tallinnas 1000 klassikomplekti umbes, siis jagame selle 1000 klassikomplekti 9, saame natuke üle 100, järelikult ütleme on 100 esimest klassi. Esimeses klassis on 24, järgmises on 24, kolmandas on 24 ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Palju viimases klassis on, see tõepoolest natuke saab. Võib-olla 1, aga võib-olla ka 20. Et niimoodi näeb see reeglendus välja, et kui te siit reeglendate, missugune siis selline statistiline viga tuleb, siis te saate, et see statistiline viga on kui suur 1%. 1% puhvrit on täiesti normaalne puhver kohaliku omavalitsusele ja nende ebakohtadega üslähemiseks. Ja kui ma jään siis veel küsiks, kuidas te eelmine esmaspäeval Riigikogus ja seal, ma lugesin stenogrammi, te ütlesite, et tsiteerin peast, oleme jõudnud arusaamisele, et maksimaalne määr klassis võiks olla põhikoolis 24, gümnaasiumis 32. Ja nüüd me räägime keskmisest 24, jälle, ma saan millestki valesti aru. Olukord, ma siis selgitan teile veel. Kui on teil 24 õpilast ühes klassis ja teises klassis on 24 õpilast.
palju on keskmine klassi õpilast? 20, ei, 24. Kuulge, et me võime seda teooriat siin venitada, kui palju tahame. Et selle peale kuulutada lihtsalt aega, et olgu sellest midagi ei ole. Kui kohalik omavalitsus kooli korralikult valdab, siis ta suudab need klassikomplektid panna mõistlikult täis. Aga kui ei taheta, siis on loomulikult niimoodi, et kesklinnas on 30 last ja äärelinnas on 13 last. Ja selle vastu see mudel tegelikult töötab. Ja ütleme nii, et Tartu linnas on probleemid väiksemad, Tallinnas on need probleemid suuremad. See sõltub omavalitsuse haldussuutlikkusest ära. Aga ma tuleksin ringida tagasi, et 15 õpilast kiirhariduse alal õpetaja kohta on üsna mõistlik suhtlema. Ei ole seda liiga palju. Ja gümnaasiumis on 32. Sa mõtled see suhtlema 15,7. 15,7. Ma ei tea keegi, ma usun, et siin keegi on haridusministeeriumis, kes seda mudelit on rohkem rääginud. Nii, veel. Räägi palun. Seaduste leidmisest ja nii edasi. Mida hinnanguid anda küsimus, kas olete ministeeriumiga ka kokkuvõtteid teinud, mis on nagu koolituse kvaliteedile, kuidas on koolituse kvaliteedile mõjunud see 1% koolile ja 2%? On see mingi muutusi kaasa toonud kvaliteedi osas? Arvan, see on vara öelda. Tegelikult seda on aastakene olnud ja no ütleme nii, et tulemusi vähemasti minuni jõudnud tulemusi. Mis oli muuseas selle 3% probleemi? Et me oleme teinud pistelisi selle 3% sisu me ei taha kõike teha. Nii et ma arvan, et selle teema on süvendatud. Võib kui tegeleda, aga siit mingi väga tõsiseid järeldusi teha on nagu natuke problemaatiline. Mis puudutab nüüd selle tsentraliseeritud 2% kasutamist ja efektiivsust, siis praeguse seisuga ma võin ise öelda, et ega ma sellega rahul ei ole. Ega ta ei ole piisavalt läbipaistev, ta ei ole piisavalt avalik. Nii et siin on väga palju tööd on vaja selle tsentraalse pakkumisega teha. Aga me näeme teistpidi jälle, et tsentraalset koolitust väga paljus valdkondades on vaja. Ma näiteks kuulen praegu ühe väga aktuaalse teema kõike seda, mis on õpetajate töölepingutega. Ma olen lehest lugupeetud koolijuhte, 20 aastat on inimene koolijuhina töötanud ja kirjutab just nagu ei oleks pärast 1985. aastat tööseadusandlust muudetud. Et väga palju niisugust üsna süsteemselt, osata lihtsalt, aga järjelikult koolitustööd on vaja teha. Selle järgi vajadus muutuks ka olemas. Nii, veel. Tänan, veel. Gunnar Kulma. Küsin sellise küsimuse, mis on ikka mind painanud, et mõned aastad tagasi tegin väikse uurimistöö hariduskulutusas SKT-st. Oli 4 aastat tagasi. Ja ikka Eesti on olnud seal kuskil, ütleme, suurusjärgus 2005-2006 oli veel, ütleme, see SKT-st number oli küllalt tagasihoidlik. Seal kuskil kõikus seal alla 5. Et nüüd suhteliselt kiiresti oleme saanud tõesti igati väärika numbri. 2011 Eurostati andmetel on see 6,5 peal ja oleme sellega juba Soomet edestanud. Et aasta tagasi olime veel kuskil 5,7. Soome oli seal umbes sama palju oli, kui natuke rohkem.
et teiste sõnadega me oleme nii-öelda astunud väga jõuliste sammudega Euroopa Liidu keskmisest, ütleme, ülespoole. Et minu küsimus on see, kui palju tegelikult on seda niisugust rikkust haridusse nii-öelda kuskil kooli vaatevinklist ja läbi õpetaja palga ja nende vahendite ei ole tunda saanud. Et kui palju tegelikult on sellest SKT tõusust niinimetatud eurobetooni ja selliseid aspekte, et ta nagu langeb väga sellesse ajajärku, kui fondid avanesid. Et kas on karta ka tegelikult see 6,5 jääb nii-öelda tegelikult selliseks arvuks, mis ongi meie tipp või ma saan midagi valesti aru? Et investeeringute osakaal ja eriti struktuurfondi osakaal, et see on märkimisväärne. Erinevatel aastatel erinev, aga mitte ühelgi aastal üle 1% SKT-st. Et see osakaal on 0,2–0,4% SKT-st. Nüüd need hüpped üles ja alla, et tõepoolest lihtsalt suurusjärgu tajumiseks, et 1% SKT-st on 180 miljonit eurot. 180 miljonit eurot on 1% ja aastast aastast seda hüppab 0,3–0,4 osad raamatupidamislikel põhjustel. Ehk investeering läheb kuludesse siis, kui ta vastu võetakse ja see tekitab niisuguseid aastast aastasse hüppeid. Küll aga on tõsi see, et mitte ainult eurobetoon, vaid erinevad europrojektid panustavad sellesse, et meil õpetajate palga osakaal on see 36%. Ja nagu ma ka siin eelnevalt viitasin, me oleme korda teinud koolimajasid, näiteks ka Norra abipaketist mõisakoolide raamides, et vast oleme olukorras, kus me oleme lubanud norrakatele, et me peame, kui ma õieti mäletan, 10 aastat seal kooli, aga lapsi enam ei ole, siis peab uue perioodi rahadest kuskil Aafrikast lapsi toomades sinna kooli tehakse. Et niisuguseid mitte sihtotstarbelisi investeeringuid kahjuks on tehtud. Riigikontroll muuseas on ikka päris tõsiselt tähelepanu juhtunud. Hariduslike erivajadustega laste koolide osas ma ühel hetkel tulevad need otsused meile laua peale, aga mõnigi investeering on tehtud niimoodi, et see tuleb lihtsalt maha panna. No muidugi, nüüd ärge arvata, et õpetaja palka saaks sellest muuta kohe mingi 10% või isegi 1% ei saa, aga nii-öelda trendina on see probleem tõesti. Aimar Arula, Põltsamaa ühiskonnaasia. Tahaksin küsida seda, et mis kaalutlustel haridusministeerium on nüüd oma fookusesse tõstnud õpetaja üldtöö, ehk siis see 35 üldtöötundi ja ära kaotanud siis selle ainetundide vahemiku, samas ise arvestuse aluseks võttes 21 kontakttundi. Et üldtööaeg on see aeg, mis tuleneb töölepingu seadusest ja mille põhjal ju tegelikult töölepingu seaduse alusel palka rehkendatakse. See on nagu kõige lihtsam vastus. Teine, natuke keerukam vastus seisneb selles, et loomulikult on kontakttund tähtis, ega ta kuskile ei kao, oma tähenduski ei kao kuskile, aga kui me terviklikumat pilti ei näe, vaid ainult tükitöö alusel rehkendame, siis me mõistame minu meelest seda õpetaja tööd natuke liiga kitsalt. Ma ei hakka siin pikalt filosofeerima selle üle, kas õpetaja peaks ka kogu selle 35 tundi nii kooli ajal kui ka kooli vaheajal kooli ruumides viibima või mitte, aga see on koolijuhtide diskretsiooni otsus, nii nagu korraldatakse. On palju riiki, kus tuleb koolis olla ja tegeleda oma tööga, nii nagu kõik teised töötajad oma töökohal. Aga ma arvan, et siin ei ole mõtet riigil sekkuda, küll aga osundada, et see on küsimuse koht. Et
nii et see on nagu üldisem põhjus. Paljudel juhtudel meil on küsitluste põhjal näidatud, et õpetajad töötavad 50 tundi, 60 tundi, 80 tundi. Ja ma arvan, et tööandjal on kohustus niisugune praktika lõpetada. Et muidugi me kõik teame, et ega päris formaalselt raamatule seda teha ei saa. Aga ega nüüd see 80 tundi töötamine väga tõsiselt võetav jutt tegelikult ei ole. Kui kolleeg kõrval saab 40-35 tunniga hakkama, siis tuleb küsida vastava töötaja suutlikkuse üle või oskuse üle oma tööaega ja tööd korraldada. Ja ka tööandja pädevuse üle tööd korraldada niimoodi, et inimesed ikkagi ka ennast välja puhkaksid. Aga nüüd 21 tundi, siis see on lihtsalt selline praktika ja ma arvan, miks seda siis muuta. Arvestusliku alusena on jätkuvalt kirjas neid riike, kus kontakttunnid seaduse tasemel määratletud on väiksem kui neid riike, kus seda seadusesse kirja pandud ei ole, nii et see, et seda seaduses ei ole minu arvates keskse tähenduse. Arvestuslikult on ikka samasugune, mida võiks ka jääda. Nii, peale on Helme Riigivilpidi tahab küsimus. Mida? Väga hea, me enda diskuteerisime siin keskmisega. Nimetatud küsitlus oli Eesti Haridustöötajate Liidu mõni aasta tagasi tehtud küsitlus, kus tõesti näitas, et kuskil 50 tundi on enam-vähem see, mis keskmiselt õpetajate töö ja seda on siiani aktsepteerinud seda küsitlust ja selle korrektselt läbi Haridusministeerium. Ja 52 tundi keskmiselt või 50 tundi keskmiselt, siis tähendab, et mõni võib-olla 40 hakkama, aga mõni 60 tunniga. Aga ma ei usu, et sellega, et kui nüüd ei kehtesta enam seda, kui palju see maksimummäär on, siis sellega me suudaksime selle töö nüüd ära mahutada 35 tunni sisse. Selle määratuse ära jätmine ei anna koolijuhile rohkem raha juurde ja tööülesandeid ei tee väiksemaks. Ja kohati ma saan aru, et kui on tark koolijuht, nagu enamus meil siin saalis oli, et kindlasti on. Aga kui seda ei ole, siis ma täna toon selle markantse näite, mis selle tulemusena siiski juhtud mõningates koolides, et kui õpetajal eelmine aasta 22 kontakttundi ja ta sai täiskoormuse palga, siis tänasel päeval on talle ette pandud töölepingus on 22 tunniga öeldud, näed 22 tundi on ju 35 tunnist 0,7, seega sinu koormus on 0,7 ja 715 võtame 0,7 ja sinu palkommi seal see 500 eurot palju õnne ja see ei ole kahjuks mitte väga mingi, no see on pigem erand, aga selliseid asju siiski praegu on juhtumas. Et meil on siis niisuguseid koolid. Ma arvan, et tuleks välja vaadata. Viivitavad, mida varem seda ole. Aga nüüd natukene sisulisemalt. Et üks eesmärk nende ümberkorralduste juures on olnud ka see, et tagada õpetajale suurem ametikindlus või siis ütleme töökohakindlus. See praktika, millest siin juttu oli, et direktor tuleb ja ütleb õpetajale, et nüüd on sinu koormus 0,6 või 0,7. Et tööleping on kahe võrdse poole kokkulepe ja ühepoolselt seda muuta ei saa. Ei saa kasvatada töötundide arvu. Kui töölepingus on fikseeritud kontakttundide arv, siis ka seda ei saa kasvatada. Ei saa vähendada palka. Kõik need asjad on Eesti seadustes kirjas ja toimivad Eesti ühiskonnas suhteliselt hästi. Ja kui nad ei toimi mõnes koolis, siis on see kooli pidaja kohustus teostada õigusjärelevalvet ja see asi ära korraldada. Ja kui haridusministeeriumisse laekub kaebus niisuguse praktika kohta, siis meil on kokkulepe Tööinspektsiooniga, et me tegeleme sellega siis ministeeriumi ja Tööinspektsiooni koostöös, et niisugused praktikad ära lõpetada. Õpetaja tööleping on tähtajaline tööleping, milles lepitakse kokku palk, tööaeg, ametijuhend ja sellest tulenev töö sisu, seda ühepoolselt muuta ei saa, palk saab ainult kasvada ja nii edasi ja nii edasi.
ja paraku paljud inimesed ei tea meil oma õigusi. Me oleme haridusministeeriumis vähemasti, ma olen palunud, sealhulgas ka koostöös haridustöötajate liiduga ja õpetajate liiduga, et meil võiks olla ka ühine nõuandeteenus, kui selle järgi vajadus on. Paraku on minuni jõudnud informatsioon, et on ka koolipidajaid, kes survestavad koole ja koolid on sunnitud siis allapoole survestama. Paraku kaasnevad sellega ka alusetud etteheited haridusministeeriumi suunas. Haridusministeeriumi poolt ei ole astutud ühtegi sammu ega seadusandja poolt ei ole astutud ühtegi sammu, mis annaks alus töölepingute muutmiseks ühepoolses korras. Mitte ühtegi sammu. Ja seda saab öelda küll puhta südamega, nii et sellest käikest tuleb kinni võtta ja veel kord, kui on konkreetsed juhtumeid, siis nendega tuleks konkreetselt tegeleda ja kui sellega tegeleb kooli juht, siis tuleb kaaluda tema sobivust. Aitäh, auväärt minister, ühe idee maha. Teaduses me räägime tihti ja üpris aastaid juba, et teadust ei saa teha, arendustegevust ei saa niimoodi teha, et see on projektipõhine, nõuaks stabiilsemat rahastamist. Kui mina vaatan teile oma kooli eelarvet, mul on niisugused toredad tublid õpetajad nagu Reemo Oltri, kes tegelevad igasuguste projektide asjadega. Kaitseminil on oma raha kooli jaoks, Soitsminil, Kikil ja nii edasi. Tähendab, küll oluline osa kooli eelarvest hakkab kujunema nende rahade arvelt ka, nii et kas me ei killusta seda raha, nagu sa ise ütlesid, et me otsime ja vaatame, kui palju betooni paneme, kui palju inimestesse paneme, me otsime seda raha kokku igal pool, aga samas teistpidi oleme killustatud, äkki oleks lihtsam seal samas valitsuskabineti istungil öelda, et mehed, see, mis teil seal nagu igasuguste haridusprojektide ja kooliprojektide peale ette nähtud on, võiks ju tulla minu ministeeriumi eelarvesse või on see liiga padune mõte? Palju see oksas sõides? No jah, eks ta nii oli on. Kohati on seda projektipõhisust tõepoolest palju saada. Aga ärme nüüd teise äärmusesse ka lähe ja keera seda projektipõhisust ja nii-öelda bottom-up initsiatiivi päriski. Ka teaduses on vajalik teatud stabiilsus, aga on vajalik ka teatud muutlikkus. Kui see niisugune volatiilne osa sellest rahastamisest muutub liiga suureks või siis teistpidi, kui kollektiivis on üksikud entusiastid, kes oma põhitöö ära unustavad ja projektidega end ja oma sõpru hakkavad rahastama, et siis on muidugi koolijuhil ka aeg see kolleeg korraldatud. Et niisuguseid näiteid, ma arvan, nagu teie elevusest aru saada on piisav. Tartu Ülikoolis oli neid kohe päris palju. Aga haridusministeeriumis on meil edukaid projektitaotlejaid nii palju, et tuleb kiir ette teha. Et ma ei oska öelda, et kas koolides see projektipõhisus on nii tõsine probleem, et tuleks hakata riiklikul tasemel sekkuma. Aga koolijuhil tõenäoliselt tasub olla valvas küll, et kui see disproportsioon liiga suureks läheb, et siis tuleks sekkuda ja kutsuda kolleegid korrale. Ma tean ka, ütleme, üks teema, mida kindlasti tasuks puudutada ja mis muutub siin aktuaalseks ja mida ma hea meelega ka siia selle saaliga nii-öelda arutaksin, tõenäoliselt tõstataksin seda teema. Meil on päris palju niisuguseid algatusi, toredaid algatusi. 90. aastate algusest saati, aga üks nendest on Tiigrihüpe, 15+ aastat vana, kus on siis kogu aeg projektipõhiselt püütud vedada seda kaasajastamist läbi tehnoloogilise arengu ja terve mida neid asju, mis seal on toimunud või siis toimuvad jätkuvalt, on tõenäoliselt toredad ja mõistlikud asjad. Aga nüüd, mis on puudu jäänud ja mis ilmselt ei ole mõistlikult korraldatud, on see, et hariduselus kindlasti tuleb eksperimenteerida.
aga sellele peab järgnema ka teatud tagasiside, otsustamine ja siis, mis iganes võiks ilus eestikeelne sõna olla, aga mainstream'ine või üldiseks praktikaks. Kui me oleme veendunud, et mingi asi töötab hästi, pilootprojektid, mis entusiastidele tuginevad on edukad olnud, siis me peaksime selle viima igapäevapraktikasse ja muutma koolikorralduse osaks. Ja seda me ei ole teinud. Ja üks nendest hädadest on siin praegu ajakirjandusest ka tõstatatud, et Tiiger tõi meile arvuti, eks ole, aga nüüd näed uut arvutit enam ei too. Et jah, see oli see algtõuge, aga me oleme jälle seadust, kes peab arvutit tooma, koolipidaja. Koolipidaja peab olema poliitika kooli jätkusuutliku tegevuse tagamiseks. Ja tark on eelnevalt seadust lugeda. Ja kui see töö on tegemata, siis ei ole midagi teha, siis tuleb mõelda, kuidas moodi edasi minna. Ja see on muuseas teinud ka haridusministeeriumi natuke ettevaatlikuks, et mingi asja alustab, eks ole, ja siis kohe kõik arvavad, et see ongi ministeeriumi kohustus. Üks nendest siin suur tüli oli hiljuti robootika. Minu arvates on väga hea initsiatiiv, väga mõistlik algatus. Siis ühel hetkel sai projekti raha otsa ja siis hakati kõikidest torudest pommitama, et miks riik on lõpetanud rahastamist. Riik ei ole kunagi rahastanud. Oli projekt algas, projekt lõppes ja kohustust riik ei ole kunagi lõpetanud. Väljapool seda konkreetset projekti. Projekti lepingus on kõik kohustused kirjas. Aamet, punkt. Et meil on väga palju niisugust ütleme, ebaselgeid suhteid, inimesed ei anna aru, mida üksikud otsused tähendavad ja mida nad ei tähenda. Aga eks siis on ka ministeeriumi poole selgitustöö, et on kehva. Ja nagu juba öeldud, palju asju peaks muutma igapäevaseks koolipraktikaks, mitte kogu aeg projektipõhiselt jälle ja jälle taotlema pabereid äärida. Aitäh! Mulle tundub, et on aeg lõpetada, enam oluliselt targemaks me ei saa. Aitäh, härra minister!